Tallinna Tehnika kõrgkoolis on päris suur osa õppest praktiline õpe ja paljud tudengid, kes tahavad veel rohkem teha, siis neil on ka õppetöövälised projektid, nagu näiteks robotiklubi, kus nad saavad siis oma teadmisi, oskusi rakendada ja õppida rohkem, kui õppekava täna neile võib-olla pakub. Ja robotiklubi on täna kasvanud juba päris suureks, et alustas ta 1 lahingumasinaga, täna oleme juba 4 masinaga lahingus. Ja aastate jooksul on tulnud ka häid poodiumkohti. Aastad tagasi tubli tudengi algatusel hakati uurima ka masinnägemise tehnoloogiat, et kuidas seda rakendada robolahingus, teha autonoomselt isesõitev masin. Valmis üks lõputöö, Nikita Pikase lõputöö sel teemal ja sellest ajendatud ja tänu siis ka nüüd Eesti Innovatsiooni Sihtasutuse toetusele sai see projekt eelmine aasta tubli rahalise tõuke, et sellel tehnoloogial baseeruv masin ka valmis ehitada ja lahingus katsetada. Ja ütleks nii, et äge, kui poisid on jõudnud, et ise lahingut pidav robolahing oli siis eelmine aasta, 24. aastal siis esimest korda. Ja täitsa uhkust tunnen poiste üle. Robotiklubiga liitusingi teise kursus umbes poole peal. Esimene aasta ma olin siin, ütleme niisama tavaline tudeng, eks, niisama tavalistel kursustel, aga teise aasta alguses siis kui ma samamoodi hakkasin kuulma sellest robolahingust ja ühel päeval tuli ka meist meili peale tuli see üks kuulutus, et robotiklubil oleks liikmeid juurde või siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks ju proovida, võtta osa sellest kogu üritusest. Ma olengi nüüd põhimõtteliselt 3 aastat olnud, et ma esimeses kursusest liitusin ja ega nüüd olengi 3 lahingut näinud. Liitusin siis robotiklubiga juba mitu aastat tagasi. Eks siis kohe esimene projekt, mida ma nägin, oli robolahingurobot. Et ta too hetkel veel ei olnud isesõitev, see tuli palju hiljem, aga hakkasime seda vaikselt arendama ja ehitama juba tool hetkel. Nii kui mina sain presidendiks, siis tehniliselt suht alguses meil tekkis rohkem see struktuur, ma hakkasin paika seadma kogu seda struktuuri, et meil oleks vähemalt mingisugunegi süsteem, mille järgi me tegutseme ja et see arv nagu ka liiga suureks ei kasvaks, sest praegu on juba 40 umbes. Ehk siis meid on juba tegelikult suht palju, meil on kõik erinevad väikeprojektid ja tõesti, meil on nüüd lausa 4 lahingroboti tiimi, kes kõik plaanivad ka minna see aasta uuesti lahingusse. Pärast 3. või 2. osalemist robolahingus vaatasin reegleid vahepeal, nägin sellist asja nagu autonoomse sõiduki reeglid, et vaatasin, et see annab 20% boonust kaalule juurde ja mõtlesin, et kunagi võiks ise proovida ehitada. Ise olin siis mingi teine vist kursus ja oskusi väga ei olnud, ei osanud isegi mõelda, kuidas sellele peale hakata. Hakkasin mingi katsetama natukene, mingid lihtsamad programmid tegema. Ütleme RG arenguprotsessis, ütleme nii, et mina olin kõige rohkem see, kes nagu jälgis kogu selle roboti disainimise ja ehituse protsessi. Mingist 0 punktist sai alustatud ja siis meil oli pandud kõik need erinevad eesmärgid paika, mis ajaks võiks olla miski asi valmis ja siis saigi nii selle disainimise protsessiga kui ka ehitusega siis mindud niipidi järk-järgult. See oli palju intensiivsem töö selle uue robotiga, mis me siin ehitasime. Väga palju panustasime selle füüsilisse mudelisse, väga palju panustasime selle programmi. Tohutult aega läks sinna. Öö enne võistlust ka olime siin kell 5. Öösel programmi tüünisime ja proovisime, sest ei jätkunud aega. Alustasime palju varem kui varem, aga ikka jätkunud aega. Ja üks suhteliselt suur osa sellest arenguprotsessist oli see erinevate nende komponente valimine, on siis mootorid või akud või muud sellised ostutooted, mida on vaja, eks. Paljude selliste asjade nii elektrilised kui mehaaniliselt pidi tegema igasugused nagu arvutused ja analüüsid, mida nagu võiks kasutada ja siis seal sai minul päris palju üks osa tehtud. Minu rolliks oli kõik mittestandardsete tükkide tootmine ja disainimine, mida poe detaile ei ole olemas või need ei sobi, siis disainisin uued tükid, panime printerisse vedrustusteks. Näiteks siuke TPU-st akude karp, mis siis kaitses akusid suuremate löökide ja muljumiste eest.
see oligi nagu kõige nagu säravamad hetked, kui sa näed, et oled ise ka veel õhtul hilja koolis ja siis satud veel nägema kell 4 öösel, kui katsetatakse robotit, saad ise ka veel seal olla, näha, mis seal toimub, kuidas asi toimib. Ja siis nüüd nii-öelda põnevaid hetki läbi elada, kui aku ütleb üles või kui mõni muu osa ütleb üles ja siis nii-öelda kiire toimetamine, et kähku tahaks nüüd vahetada ja uuesti ikkagi proovida. Et kõike seda on nagu väga-väga põnev jälgida. Masina nägemisega robotil on vaja spaaringpartnerit. Inimese peal seda väga katsetada ei tohi. Ta kaalub miinimum 30 kilo. Seega kui see läheb vastu jalga, siis on kohe emase minek. Seega pigem on vaja mingit spaaringrobotit ja kasutasime siis meie teist tehtud robotit, mis finaalis läks üksteisega kokku ja see oli suht põnev. Ma ütleks, et see robotiklubi on ülihea koht, sest tekibki mingi probleem sul, siis nii palju inimesi on, kelle käest sa saad nagu nende arvamust küsida, kuidas asja võiks lahendada ja üldse tahad midagi teha, tule siia, räägi läbi, võta tööriistad, tee. Meie need robotiklubi liikmed on osalenud disainivõistlustes, häkatonidel, buildathonidel, igasugustel ja tulemusi saavutanud. No nagu tudengi nurga alt, et võin öelda, et see on suht põnev, et on võimalus tudengitel arendada oma praktilisi kogemusi, oskusi. Et siis kõik, mis kool ei õpeta tänu sellele, et lihtsalt ei ole aega õppejõududel. Kõik sõltub nagu meist ise. Ainukene asi on see finantseering, et sa pead tõestama, et sul on finantse vaja, et sa ehitad midagi põnevat, säravat, sa paralleelselt õpid, sa õpid mitte ainult kas või CAD-i, vaid õpid ka seda projekti juhtimist, soft skill'e, team building ut ja kõike muud. Ja see üllatavalt ka paneb meeskonna koostööle. Mina ütleks, et see pigem annab nagu sellest väga palju juurde, sul on erinevad oskused, mis sa juurde saad, kas või ka see, kui sa saad olla näiteks mingi projektijuht, see annab sulle koheselt nii igasugused sotsiaalsed oskused, kõik igasugused organiseerimisoskused, vastutus, sa õpidki vastutama ja sa tead, et sinu meeskond peab asja valmis saama. Ja kõik seal juures lihtsalt nii-öelda nagu toetab seda, pluss see, et kui sul on vähegi nagu mingisugune tahtmine midagi tegutseda, toimetada, sa kõiki teadmisi nagu nii koolist ei saa, siis sa õpid seda lihtsalt juurde, sa võtad selle nii-öelda lisaaja, sa õpid asju juurde ja lihtsalt arendadki ennast läbi selle. Minu kogemus robolahinguga on selline, et mäletan väga hästi, kuidas esimene kord, kui ma läksin, siis päev enne aitasin, kell 5 sain koju ja siis äkki kell 7 pidin üritusele minema. Midagi sellist oli, et ei saa väga magada. Aga et väga tore on näha, et nii palju rahvast on seal, et see tõesti üllatas mind. Aga lavale minna on ikka päris õudne. Tuleb mingi pisi asi, mingi probleem tuleb ja siis sa ei oska mõelda, mis see lahendus on. Nagu selliste keeruliste projektidega tavaks on, et öö enne võistlust kõik töötab, kõik üle kontrollitud, kõik kaamerad töötavad, kõik programm töötavad, kõik on hästi. Võistlusel, enne võistlust küsisime korraldajat, et kas saame proovida oma robotit sealt süsteemi püsti panna, testida. Öeldi, et robotit ei saa areenile ja areen peab olema töökorras enne võistlust. Aga lubati panna kaamerad püsti ja me katsetasime ära, et süsteem töötab, et nagu kaamerad toimivad kõik hästi, siis rahulikult hingasime ja kõik on hästi, et süsteem toimib enne võistlust, siis väga hästi. Aga esimene lahing ja lambist ei saanud lihtsalt ühendust ühe kaameraga ja kogu süsteem oli põhinenud nagu 2 kaameral, et nende 2 pildi nagu kokku kleepimisel ja lihtsalt ei saanud ühendust, seal mingi 1000 inimest vaatab, publik vaatab, närv sees, mitte midagi ei tööta ja tohutu närv sees, üritad mingi parandada asju, siis korraldajad tulevad ja ütlevad, et kuule, aega on vähe, davai, kohe disklahvi saad ja siis veel rohkem nagu närv sees ja
ja lõpuks ei läinudki tööle esimene raund. Me olime nagu nii valmis selleks, aga see nii-öelda esimesed korrad, kui me nägime, et nad läksid üldse võistlema, siis muidugi oli kurb vaadata seda, et esimesel korral kaamerad tööle ei läinud kogu see osa. See on päris kurb vaadata, et noh, sa näed, sa tead, inimesed on pannud sinna unetuid öid alla hommiku kella 4-ni põhimõtteliselt istunud koolis, katsetanud. Suur pettumus, selline pisar silma tuli ka, sest nagu nii palju tööd tuli siia, mingi mitu aastat nagu sellist arendamist, mõtlemist, tööd. Et kahjuks oli väga kurb oli. No eks natuke ikka oli kahtlus, et no esimest korda siuke asi on ju, kui noh, kõrvalt olen näinud, et mis need probleemid on olnud, siis oskad nagu arvata, et need võivad nagu päriselt ilmuda. See areeni keskkond on väga karm, seal on nagu need leegid sees, seal on nagu kinnine keskkond, see on nagu selline kasvuhoone ja lõpuks selgus, et kaamerad lihtsalt nagu üle kuumenesid, neil mingi nagu nende kaitse sees, protection sees üle kuumenemisest ja lihtsalt üks kaamera ei lülitunud ennast sisse. Ütleme, ei olnud sellist närvi nagu, et nüüd arvaksid, et masin hakkab sind alt vedama, vaata. Sa olid mingi määral nagu veendunud selle, sa olid isegi uhke selle üle, et see masin oli tegelikult valmis. Teoorias nagu see manuaalselt juhitavas mõttes. Et noh, see esimese raundi tulemus, mis meil siis tuli, kus robot meil ei tööta, see oli mingil määral nagu üllatus ja pettumus samal ajal, vaata. Aga samas ikkagi said selle teise raundi ajal näha, kuidas ta manuaalselt töötas, siis sa said aru, et tegelikult sai ikkagi head asja tehtud. Siis oli meil teine raund ja me mõtlesime mitte riskida, võtsime ümber, meil robot oli natuke ülekaalus, sest me arvestasime sellega, et ta osaleb ikka isesõitvas nagu kategoorias, saab nagu boonuskaalu endale juurde. Aga et seda ise juhtida, sa pead nagu ikka tavareeglite järgi olema. Siis me võtsime tagakaitsmed ära, suurem osa tagakaitsmeid, siis ainult esikaitsmeid jäid, et ma juhtisin seda ise manuaalselt, et käsitsi. Siis see raund oli väga lihtne meie jaoks. Me sattusime sellise lihtsama vastase vastu, saime teda puruks hävitatud. Siis, kui see nii-öelda tuli meie lahing, kus me saime vastakuti olla ja ma nägin, et nad tassivad arvutid kohale, siis esimene mõte oli see, et nad saavad tööle selle, kas nad päriselt saavad selle tööle ja me saame päriselt võistelda ja proovida midagi teistsugust, et sa näed ära, kui sul on vastastiim, kes võistleb, sul on inimene, aga see hetk, kui sa saad aru, et see on seal hoopis arvuti, seal on programm, mis on tegelikult sinu jaoks võõras, sa ei ole sellega kordagi kokku puutunud, siis tekib nagu lisaärevus sinna juurde, et äkki see on targem kui inimene. Et see põnevus seal kasvab nagu kordades. Ja me juhuslikult sattusime meie enda roboti vastu ja mõtlesime, et kaotada väga ei ole midagi, et proovime veel üks kord seda isesõitvust, vaid nagu proovime, mis meil kaotada on, proovime püsti panna süsteemi. Et need kaamerad olid juba püsti ja proovisime, teeme läpaka tagasi, panime püsti ja järsku kaamera nagu järsku töötab. Et nagu mitte midagi oleks juhtunud ja olime nagu, davai, proovime, teeme. On siis igivana võitlus, arvuti versus inimene. Ja nad vaatavad teineteise poole ja vaatame, kas tuleb nüüd salto. Kumb läheb saltosse? Ei läinud saltosse veel. Me valmistasime selleks nagu nii kaua, et tahtis nagu ikka näidata, et me tegime seda, see asi toimib, me niisama ei räägi, et meil mingi autonoomne värk ja inimesed ka, kõik olid häibi peal, nagu kõik esimese raundil öeldud, et esimene autonoomne robot, et nii haip on üleval, et kõik nii äge, aga lihtsalt kõik näevad, et ei toimi ju. Mis sa tulid meil näitama? Et robot lihtsalt seisab, suur pettumus. Ja siis tahtis ikka näidata, et meie asi, me tegime seda, see toimib ja me kulutasime aega, see asi toimib päriselt. Ja siis sai seda süsteemi püsti ja see läks tööle. Selle roboti vastu võitlemine oli päris hirmus, kuna sa tegeled mitte siis operaatoriga, kellel võivad olla närvid läbi, tal võisid olla unetud ööd, tal võib-olla ei ole nii kiired refleksid, et ei, robotit kahjuks sa petta ei saa, seega sul värisevad käed, sa ei tea, mis selle kood on, et sa ei tea, mis tema sisse on panustatud. Meie nagu kolmekesi oma võistkonnaga seisame niimoodi käed taskus, vaatame oma robotit ja meie vaenlane lihtsalt higistab, käed värisevad ja üritab selle vastu sõita. Ja ta päris hästi töötas, et me progesime teda niimoodi, et ta ei laseks vaenlast lahti, et ta kogu aeg oleks nagu vaenlase poole relvaga ja mitte kunagi ei ole mitte külge ega tagumist osa ja nagu ei oleks võimalust vaenlasel kuskil rünnata. Kui sa oled seal koha peal, siis kõik mõtted on laiali. Sul adrenaliin on nii üleval, et
palun, me tahame siit etapist edasi saada, me tahame jõuda järgmisesse nii-öelda võistlusvooru. me ehitasime ja tähtis oli ka see näidata Eesti robolahingu vaatajaskonnale, et toodi lavale esimest korda esimene autonoomne robot, eks, sellel üritusel. Tänu selle masina nägemise projektile on tekkinud mõned muud projektid ka juurde, millest on kasvanud välja lõputööd, mõne tudengite lõputööd, et selle roboti projekti põhjal on tehtud vähemalt 3 lõputööd meil siiamaani. Kuna meil robolahingu tiimidel ei ole tegelikult olnud siiamaani ühte sellist nagu kindlas suuruses ja ohutut ala, kus nad saaksid oma masinatega katsetada, noh, peame siin vahepeal nimema kas või see relvade katsetuseks sügise õhtul õue vihma sajab, eks pime on, ja siis otsime mingi täiesti suvalise vaikse koha, kus saaks mingi relva täisvõimluse katsetada. Et noh, sellel otstarbel on meil see hakanud viimasel ajal tekkima rohkem see mõte, et tahaks ehitada enda sellise nagu kindla ala, kus me saaksime oma masinatega siin valgustatud soojas ruumis nagu katsetada. Lõputöö raames saigi hakatud disainima spetsiaalselt sellist nagu areeni, mis on mingi määral suhteliselt sarnane sellega, mis võib näiteks robolahingul näha. Ka selline kindlates mõõtudes vastupidav seinadega kaetud ala. Selle projekti tulemusena valmis ka 2 lõputööd, mis on siis projekti raames välja töötatud tehnoloogia edasiarendus. Nii et sellest on suur abi, suur kasu ja ma usun, et ka need tudengid, kes siit nende teadmistega tööturule siirduvad, siis tänases maailmas, te teate ise, mis hetkel toimumas on need teadmised väga-väga hinnatud. Need tudengid, edu tiibadesse teile!